õpetaja Lõvipoiss. Tere hommikust, lapsed! Tere hommikust, õpetaja! Täna on meil eriline koolipäev. Minu asemel annab teile tunde Lõvipoiss. Tema on tulnud selleks nädalaks meile Aafrikast külla. Aga kuidas ta eesti keelt oskab? Kui vana ta on? Tema ema on eestlane ja ta on teie vanune. Aga nüüd plaksutage meie tänasele erilisele asendusõpetajale. Tere, lapsed! Tere! Täna teeme kooli minu tunniplaani järgi. Esimene tund on muusika, teine tund on male, siis tuleb söömine ja 4. tund on kehaline. Kas kõik on minuga nõus? Jaa! Muusika on laste arengus väga oluline. Ilus muusika teeb ka kuulajad ilusaks. Teeme nii, et ma mängin teile klaveril mõne katkendi ja teie arvate ära, millisest palast see pärit on. Mina tean, see on koera polka. Õige! Nüüd algab meie maletund. Kes teab, millal malemäng leiutati? See oli vist 6. sajandil Indias. Tubli, aga kuidas sa seda tead? Ma olen sellest maleringist kuulnud. Väga hea, Juss, aga lase nüüd teistel vastata järgmine küsimus. Kes on Eesti kõige kuulsam maletaja? See on Paul Keres, tema on ka Eesti raha peal. Väga hea, te kõik paistate natuke malest teadvat. Mängime kõik nüüd natuke malet. Enne kui sööma lähme, tahan teada, millal keegi viimati sööklas leiba ja piima võttis. Mina võtan tavalise kisselli ja mulle maitseb sai. Mina võtan iga päev piima, kui on, ja leiba võtan ma ka. Tubli, piimas on kaltsiumi, mida kasvamiseks väga vaja läheb. Leivast aga saate vajalikke kiudaineid. Aga kas keegi teist puhvetist kommi ja limpsi ka ostab? Ei! Väga õige, see ei olegi õige toit. Aga nüüd sööma! Joondu! Valvel! Liikumine on südamele ja tervisele väga oluline ja nüüd kõik hüppenööriga hüppama. Kuidas ta nii palju teab ja oskab, kui ta ainult meie vanune on? Aga mine küsi temalt peale tunde. Teate, täna õpetas meid hoopis Lõvipoiss. Kas ta sõitis siia Aafrikast? Ja siis ta rääkis meile, kuidas tema suguseks saada. Just saab lõbisele. No ja mis ta sulle siis ütles? Ta ütles, et kui tervislikult süüa, natuke sporti teha ja palju magada, siis oledki tark ja tugev ja rõõmus. See on küll hästi tore jutt. Eelas kordaks muinasjutt sai läbi. Vitamiinid on eluks vajalikud toitained, mida keha ise toota ei suuda. Seepärast peab neid saama peamiselt toidu kaudu. Valitud vitamiinide söömine lisaks toidule võib vajalik olla. Kui õues on külm ja vihmane või paljud su sõbrad on haiged. Eksamite ja võistluste ajal ka.